Tere, olen Lauri, Intrak Eesti müügispetsialist Manito osakonnas. Täna vaatame siis Manito MT1840. Antud mudel on siis MT ehk siis Manito Telescopic. Manito teleskooplaadur, 18-meetrine mast ja 4 tonni tõstevõime. Tegemist on siis ehitussektorisse suunatud ja Eestis Manito poole pealt enim müüdud mudeliga ehitussektorisse. Siin all on siis näha hüdroõli tase. Siin on panipaik ja kütusepaagi täitmine käib tal eest siit. Kork käib eraldi lukus ja siis, kui on soovi, saab eraldi panna ka luku nüüd sellele kaanele. Nagu ikka Manito puhul, kabiini sisenemine on mugavaks tehtud. Easy step ehk siis nii-öelda lihtne helikipääs. Ei löö jalga ära, nii mugav operaatorile. Esiklaas on taaskord pikalt ülesse välja ühes tükis ja tagab hea nähtavuse. Rehvid antud mudelil all Michelin B-Blood 440, 80 ja R24, 24 tollised väljad siis. Ja stabilisaatorid saab kabiinist juhtida. Antud mudelil on siis tööorganite lukustamine nii-öelda mehaaniliselt. Selle sõrme panipaik on siin, loomulikult saab panna hüdrolukku ette. Siis on siin andur, kabiinist seest jälgides saab ilusti aru ja see siis näitab, kuidas siis esisild raami suhtes on horisontaalselt. Siis masti puhul nüüd vanadel mudelitel oli veel lahendus ainult silindrite näol, siis uutel kõigil on nüüd kettidega juba, mis on siis märksa vastupidavam ja töökindlam. Ja lisavarustusena tuleb siis ehitusmasinatel kaasa ka eraldi väljavõte masti otsa, antud mudelil on see olemas. Töötuled mastil, see on ka lisavarustus. Töötuled kabiinil ees ja taga, 2 tükki ja teelsõidutuled on olemas. Lisavarustuste on kõik võimalikku saadavalt. Erinevad kahvlid, kahvliraamid, kopad, haaratsid ja kõike muud ka. Ja siin ees on meil siis nii-öelda raami kallutussilinder. Sees saab jälle juhtida, väga hea asi, kui olete kuskil kalde all ja tahate, et masin oleks ilusti horisontaalsel tasemel. Tõstes raskeid asju on see väga oluline. Nii, vaatame kapoti alla. Taaskord leiame siit Deutsche mootori. See on siis seadistatud 75 kW peale, 100 hobujõudu. Saadaval on ka sama mudel nõrgema mootoriga, kus on 55 kW. Ja siis sellel nii-öelda Easy mudelil ei ole ka AdBlue süsteemi peal, aga antud mudelil on ikkagi AdBlue peal. Ja jällegi kütuse eelfilter, kütusefilter, jahutusvedelik, õhufilter on tal siia ette toodud ja mootoriks on 3,6 liitrine Deutsche. Ja siis sellel mudelil on ka mõeldud nüüd tulede peale just tagumiste, et tööd tehes objektil, siis on neid hea lihtne keerata ülemisasendisse. Sellega tagate selle, et te neid lihtsalt puruks ei sõida kuhugi vastu tööd tehes. Aga maanteesõidurežiimil peavad nad muidugi all olema. Siin on siis konditsioneeri sisse-välja lülitamine, ventilaatorkiirus ja temperatuuri sättimine. Rool on tal jälle reguleeritav, all on kang, saab vabastada, üles-alla, sisse-välja. Saab operaator mugavalt tööd teha. Menüü on hea lihtne, eestikeelne. Siin siis näitab põhiasjad ära. On mootori pöörded, siin on kiirus, AdBlue paagitase, kütusepaagitase, töötemperatuur mootoril ja rataste asend. Ehk siis jällegi 3 erinevat režiimi. Maanteel sõidurežiim, kus tagumised on lukus, siis külgsuunas liikumine ehk rabikäik ja siis kõik rattad pööravad. Siis välitemperatuur, kellaaeg, sõidusuuna asend ja töötunnid. Siis on tal peal ka pommipehmendus, seda nüüd sellel masinal standardis ei ole, et selle siis peab eraldi laskma tehases peale panna. Siis on koparežiim ja rippuva lasti režiim. Siis on nüüd automaatne seisupidur tal ja seda saab ka siit nupust ise peale panna või maha võtta ja siis validagi, kas on automaatsüsteemis või ei ole. Siis saab joysticku välja lülitada, vilkurid tööle panna ja need nupud, need on siis kõik menüünupud, menüü juhtimiseks siin, kui te tahate siin midagi muuta või toimetada.